me oleme nüüd ametlikult olnud, tahtsin öelda Eestis, Austraalias nädal aega. Täna saab öösel nädal aega. Ei, juba on saanud nädal aega. Nüüd meil 4 päeva öösel, tähendab reede hommikul. Ühesõnaga nädal aega täpselt. Mõtlesime, et teeme väikse video ülevaate, kuidas meil läinud on, mis me teinud oleme ja palju asjad siis ikkagi siin Austraalias maksavad, on ju, sest et see on ju see kõige põletavam küsimus. Raha, inimesi alati huvitab raha. Käisime shoppamas, me oleme töötud, aga jah, me käisime shoppamas. Siim ostis autovaru osasid. No jah, me tõstsime auto ka pühapäeval. Nii et näitame siis ja räägime enam-vähem ka hindadest. Me ilmselgelt päris täpselt 100% ei tea, mis need asjad võiksid Eestis maksta. Umbes. Üritame anda ülevaate ka siis. Aga ühesõnaga Siim näitab siis autoasju, et siis meesvaatajaskonnal ja võib-olla ka mõnel naisvaatajaskonnal oleks põnev huvitav vaadata, et siis näitame seda asja. Jah, roolivõimõli, filtrid, kõik filtrid, mis on õhu, õli, salongi, nagu ikka klassik hooldus. Siis on sildadele juppe natukene siin staabika otsavardad. Näita ka, millised nad on. Nunnud, väiksed nunnud. No jah, tavaliselt on need siuksed nagu siuksed pikad. Miks nüüd nii väiksed üldse? No ma ei tea, Subaru on. Subaru miniatüürne variant autost. Ei ole. No ja siis on plaanis teha siuke, see ka. Kartaani vahepukk. Ma ei hakka seda näitama, kartaan läheb sinna laagri otsa. Siis sülpakündad, iriidiumkündad, kallis kraam. Siis on plaanis teha rihma vahetus koos veepumbaga ja värgiga. See on rihma komplekt koos termostaadi ja veepumbaga ja kõik värgid on siin sees, kõik asjad, kõik jutud. Näitab niuke see termostaad, veepump. See on nii sügavad ja... No, mida välist? No veepumbad jäänud, simmerid. Mis need simmerid on? Rihm. Simmerid on põhimõtteliselt nagu mingisuguse võlli tihendid. Näiteks see on simmer, vaata, siit läheb võll läbi, siis ta tihendab selle võlli ära, et see vedelikud ei saa läbi. No ja siis tihend ei saa lõpuks. No põhimõtteliselt on simmer. Siis on papp. Kõige olulisem on üldse, seda te arvasite? Rihmarullikud. Rihmapinguti. Ja veepump. Vett. Vett. Jahutusvett. No, näed, kui sa ütled mulle, et see pumpab jahutusvedelikku, siis ma saan aru sellest, aga kui sa ütled mulle, et see pumpab vett. No aga mis vesi on autos? Mina ei tea, et see on mingi vesi, see ei ole vesi ju. No nimetatakse. See nimi ongi veepump. Seda nimi nimetatakse. Mina ei ole neid nimesid pannud, eks ole. Anda siia kõigepealt neid. Ja palju see siis kõik maksis? On kindlasti kõige küsimus. $1000 umbes. Ehk siis eurides. Ehk siis eurides, mis see siis on mingi... Oota, kohe vaatame. Eurides on see siis...
One eternity later. 560 eurot. Big money, big money. Big money. Ja siis ma siin huvi pärast vaatasin, kui palju kogu see mant Eestis maksaks. Tuleb välja, et Eestis on varuosad odavamad. Eestis oleks kogu see samasugune enam-vähem komplekt. Ütleme siuke, või tähendab 350 eurot. Et mingi paar senti odavamad saaks siis. Nii et Eestis on varuosad odavamad. Mis sa teed? Aga autod on siin odavamad. Jah, jällegi tasakaalustab ära. Tasakaalustab ära. Ega tegelikult, kui rahast rääkides, siis hästi paljud ütlesid, et Austraalias on kõik nii kallis ja enam ei olegi nagu umbes, et polegi pointi enam minna sinna neid kullamägesid otsima, on ja esiteks me ei tulnud kullamägesid otsima, me tulime tööd tegema, et raha teenida. Aga jah, absoluutselt asjad on igal pool kallimaks läinud, aga lihtsalt Eestis tundlik teema, palgad ei jõua järgi, on ju. Räägime siis riietest, naised ja mehed ka. Kuule, mina ostsin ka riideid. Tema ostas üldsegi rohkem. Trussikud. Kalvin Klein trussikud, millest isegi mina naisena ütlen ausalt, et meestel on kõige mugavamad, sest et isegi kui ma nagu pesust võtan välja, vaatan, et nad näevad ja tunnevad nagu materjal on juba palju nagu mõnusam. Ja minu arust on Eestis üldsegi need trussaarid väga kallid, aga siin on 3 komplekt, $29, $30, ühesõnaga ütleme nii. 16 eurot siis. 15-16 eurot. Tegelikult see on räige soodukaga ka, originaalhind oli neil mingi $100. No jah, siis Eestis oleks, minu arust ma võin nüüd muidugi väga valetada, aga kunagi, kui me käisime Siimuga shoppamas ja seda ostis ka neid trussareid, siis oli minu arust mingi 30 euriga pakk, ka mingi 3. Aga see oli mingi 4 ja 5 peaaegu aastat, 4 aastat tagasi, ütleme, umbes 3,5-4. Jah, umbes nii jah. Nii et ideeliselt küll ja ma olen kuulnud tegelikult, et siin ongi riided palju soodsamad ja me käisime shoppamas outletides, mitte originaalpoodides, mitte esinduskauplustesse sai kes. Ja soodukad siin on ka enamasti ikkagi nagu soodukad, ei ole nagu mingi 10% soodsam, aga see ka ainult sellisel juhul kostad 100 euri eest, on ju. Et siin on ikkagi enamik poed, kus me käisime, esiteks nad olid juba outleti poed ja teiseks nad olid seal, enamik oli mingi 40% jaet või mingi 50% jaet. Nii et väga tore oli. Näita siis, ma näitan ise, ühesõnaga. Ja me ütleme nii, et me ei läinud lihtsalt shoppama sellepärast, et meil on igav, lähme shoppama, kes see liitsib ikka siin uut linna vastada, lähme käime shoppama, saamaga. Ei, lihtsalt oli vaja asju. Ja läks lappesse, hakkasime Eestist tulema, võtsin oma teksapüksid välja, vaatasin perses auk. Suur perse, mis teed? Mis sa teed? Prügikasti. Ja siis lisaks sellele pesime pesusi neile ja võtsin kuivatist välja Siimu lemmikud. Kõige mugavamad püksid, mis on nagu viisakad, aga nagu mugavad, mitte nagu päris stressid, aga ühesõnaga perse pealt katki. Jälle perses auk. Sul lähevad kogu aeg perse pealt katki. Aga anyway, siis me otsustasime, et mis seal ikka, et lähme siis shoppama. Ja ma unustasin oma lemmikud dressid kaasa võtta. Saate aru, ma reaalselt nagu pakkisin niigi, nagu vaatasin täiega, mis ma võtan kaasa, mis ma ei võta ja siis ma unustasin oma lemmikdressid kaasa võtta, ehk siis mul oli dressi vaja, sest et siin on päris külm. Nagu näiteks täna sajab vihma. Siin on talve lõpp, jah? Ja kuna elumajad, korterid, vähemalt see, kus me elame, ma eeldan kõik teised ka, ei ole soojustatud. On ju, enamasti ma eeldan. Seega, kui tuul puhub, siis sa kuuled, kuidas kõik vuhiseb. Ehk siis meil need konditsioneerid huugavad põhimõtteliselt 24/7, kui me toas oleme. Jooksoojuspumpa või? Tähendab, vabandust. Anyway, mina siis sain endale dressid ja seal Adipoes oli soodustus, et osta 2 3 tasuta, siis ilmselgelt ma ostsin 2 asja, sain 3 tasuta ja sain nokamütsi, hästi nunnu nokamüts, tegelikult on veid suur mulle. Aga
traktoristile käib küll. aga ma mõtlesin, et on siuke hea hele rokamüts, millega tööd teha ja kõik mõtlesid, et issand jumal, Adi rokamütsiga hakkab tööd tegema. aga miks mitte nagu. sa võid olla ka stiilne siis, kui sa farmis tööd teed, onju. räägib inimene, kes oli kunagi farmis tööd teinud. aga why not? Anyway, siis rokamüts maksis $40 ja ma tegin eeltööd ja vaatasin umbes About You poest erinevatest e-poodidest, palju seal asjad maksavad ja olgem ausad, tegelikult suht samma auku. Nokamütsid olid seal kuskil $20 kuni $25, $26, eurot, vabandust. 20 kuni 25 eurot seal vahemikus olid siis nokamütsid. Siis ostsin siukse väikse bluuse. See maksis, ütlen teile kohe, $29, originaalhind $45. Ehk siis $45 eurides ongi noh ka siuke mingi 20 eurot umbes pluss miinus. 30 eurot pigem. 30 ütleme, 30 eurot. No okei, ta teab umbes 30 eurot siis. Ja ma vaatasin poest jällegi Adidase poest ja seal oli ka mingi 25 pluss eurot umbes. Mõni oli 20, mõni oli 22, mõni oli 26, noh, you know, et ma ei ütleks, et see väga hull hinnavahe on ja see on soodukaga saada üks $25 ehk mis on nagu veel kõvasti soodsam. Dressid, no vaata, kui nunnu mõnsa dress on ju. Originaalhind $90, mis teeb eurides 60 eurot umbes või? Pluss miinus. 50 pigem. No ühesõnaga, pluss miinus umbes sinna 50-60 eurot on ju. Ja soodusin $70 ja ma vaatasin, ilmselgelt ma ei viitsinud hakata e-poest otsima täpselt samasuguseid riideid. Nii et lihtsalt dressid olid seal mingi ilma soodukate hinnad, mingid olid 85 eurot, 60 eurot, 70 eurot, igasugused oli, aga stiil ikkagi ütleme nii, et suht sama hinnavahemik. Aga lihtsalt ärme unusta seda, et Austraalia palgad on 2 korda suuremad, nii et see on nagu ajuvaba. Siis, mis sa veel ostsid? Vaat sina ostsid ka veel ju? No jaa, aga mina siis... No ma võin ka vahepeal näidata. No siis ma räägin pärast. Ühesõnaga, need samad püksid, mis kuivatist persest katki läksid. Põhimõtteliselt samasugused sain. Ainult Kessi omad. Noh, siuksed püksid. Mis need maksid? Kas seal oli ka mingi soodukas? Seal oli mingisugune fun fact, Austraalias on isadepäev tulemas, mis on 7. september, kui ma nüüd ei valeta teile. Ja need maksid $100 muidu, aga noh, saime soodukat, nii et läksid maksma $70. Ja ma vaatasin ka Kessi e-poest enam-vähem umbes, mis nad nagu Eestis võiksid maksta. Ja minu arust seal oli ka siuke a la 50, 60, 70 eurot, no pigem 60, 70 eurot. Noh, jällegi sõltub palju, millised täpsemalt seal erinevad need tegumuod ja kõik. Siis isegi originaalhinnaga on Eestis kallim. Sõnaga jah. Ja siis trussikud, 6 paari. Siis ma tahtsin endale lukuga taskutega dressipükse. Siin on lukuga taskud. Lukuga taskud. Ühesõnaga Puma värk. Siis need... Keda need maksid? Ma ei teagi, oota, kohe vaatame. Ma just vaatasin ka. See vist on see. $100. Ei, mis siis see? Jah, originaal. Soodukas oli, no originaal on $100, soodukas 40%, $60. Ja ma jällegi, issand, ma juba ei mäleta, ma just hetk tagasi vaatasin palju Puma dressid, aga noh, olgem ausad, kõik olid enam-vähem umbes sinna sama hind, kuskil mingi jällegi 60-70 eurot nagu Puma dressid. Et isegi tahaks öelda pigem vist 70. Anyway. Ühesõnaga Eestisse kallim. Ja noh, näita viimased ära, mis ma ostsin, viimased asjad. Ma töötutan inimestel raha on palju, siis ma ostsin Ralph Laureni
püksid endale. Need on nüüd siis need püksid, mis kodus Eestis avastasime, et perse pealt olid katki. Need on terved. Proovisin. Kusjuures ma Ralf Laureni poest ei vaatanudki palju. No ühesõnaga, see on mingi hull kallis pood, see oli turvamees ka, seda poodi läksid sisse, turvamees vaatas sinna kuradi, et see pätt ei oleks. Ta oli väga sõbralik. Oli jaa, aga no riidepoe ees turvamees, come on. Pood oli väga fancy. No fancy pood jah. Aga seal oli ainukene koht, kus oli 30 pikkusega pükse. See ülejäänud olid kõik pikemad. Siimul olid Eestis ostetud Tommist püksid ka, põhimõtteliselt täpselt samat värvi ja maksid minu arust oli 100 €. 110 eurot midagi sellist jah. Kuskil 110 eurot, ma mäletan ka, et mingi sihuke summa oli ja noh, siin Tommis püksid olid nagu kõvasti soodsamad. Või noh, seal põhimõtteliselt dollarites oli sama summa, mis Eestis eurides. Et nagu mida ja veider oli see, et maksimum või noh, põhimõtteliselt miinimum pikkus, mis oligi 32. 30 oli mõni üksik, aga nagu X rohelist värvi. Sorry, kes rohelise pükse kannab, lihtsalt mina ei kannataks näha enda kõrval meest rohelist, sest nagu see ei ole siuke ka nagu tavaline, ühesõnaga see oli siuke rõve. Ei olnud. Ta oli nagu siuke erksam ja nagu, ta ei olnud isegi nagu see, mitte nagu see kristall või asi, vaid ta oli nagu rõvedam. Ühesõnaga, ei ole oluline. Aga no dressipüksid on lahe, kui on rohelised, aga teksad ma ei näe. No nagu teksad jah. Ja näiteks ma ostsin enda esimesed kvaliteetsed teksad ka Eestist sügise alguses ja nad maksid Questist, ostsin siis Mom Jeans ja nad olid 109 eurot minu arust, umbes täpselt sinna ukku. Ja käisime Questis ringi onja, täitsa põkkis, saate aru, siin on teksapüksid ka mingi $129 originaalhind, kõik teksapüksid, $129, Eestis oli 109 eurot ja see oli ka aasta tagasi, ma ei tea, mis nad praegu maksta võiksid, võib-olla on sama, võib-olla ei ole. Ehk siis see $129 on siuke 70 eurot pigem. Ja need Ralf Laureni püksid olid $225. Kõige kallimad riideesemad siin üldse, eks, aga eurides on see ikkagi mingi $140, või tähendab eurot, 140–150 eurot. Ma arvan, et Eestis maksaks sellised püksid mingi 250 €. Te võite huugeldada siin. Vaatame kohe. Igal juhul minu viimane asi, mis tegelikult ei olnud üldse plaanis osta, aga kuna me käisime Siimule riideid ostmas, siis no ilmselgelt ma vaatasin naiste sektsioonides ka ringi ja sain endale siukse väikse nunnu kampsuni, hästi mõnus lõpuga ja ma mõtlesin ka, et kõrg, ma ei tea, et see on nagu originaalhind on $120, ma ütlesin küll, et no veits liiga kallis, et ma ei hakka ostma, sest et ja nii edasi on ja pole otseselt vaja. Aga seal oli ka 40% soodukas, ehk siis ma lõpuks maksin nende eest mingi $70, mis on, noh, mis iganes eurides on ka ilmselt mingi 50–40 eurot, pluss miinus midagi sinna kanti, mis on tegelikult suht ok hind ja ma mõtlesin ka, et nagu Eestis ilmselt originaalis võib-olla maksab selline laadne kampsus, ma ei jõudnud Calvin Klein'i poodi vaadata e-poodi, aga ma arvan, et seal, noh, kes teab, siis võib öelda peast, aga jah, võib-olla pärast vaatan ise huvi pärast palju see nagu maksta võis. Anyway, väga lahe kogemus oli. Nii et ma arvan, et naistele väga meeldiks siin, eriti naistele, kes hindavad kvaliteetseid riideid. Leidsid või? Ei, ma üldsin veel. Me tuleme selle juurde hetke juurde tagasi, kui aega veel jätkub, aga tegelikult üks asi, mida me veel teha tahaks, olen täiega ootanud. Beebid. Tegime eile ise nachosid lihtsalt natukene kõrvetasime ära, mina natukene võib-olla, aga ühesõnaga mu armas kallis täditütar Nella ütles, et Eestis, Austraalias on nende mingisugune siuke huvitav asi nagu Vegemite, ei oska seda öelda, mis pidi olema mingisugune, või noh, ongi Austraalia mingi möks, mis pidi maitsema kuidagi huvitavalt, nii et ma mõtlesin, et me siis teeme tastingut, ehk siis maitseme lihtsalt, mis see on. Loodame, et
oota, aga miks saiaga ei söö seda? ma ei tea. see on saiaga, mulle ei meeldi need. see rikub ära kõik. ma mõtlen saia. see on nii suur. sai ära minna. ühesõnaga. nii, tee lahti. kõik asjad käivad nii halvasti lahti siin nagu see. hoian. see on nii paks, ma mõtlesin, et see vedel on. Need on minust küll. see on nagu mingi köharohi. Ei ole. pigem mingi nagu peaaegu nagu braunomitoon. no mingi ravimilõhna on igatahes. mulle küll meenutas mingisugust liha mingit maitseainesegu või siis nagu kui sa seda veise steiki praed mingis veini ja mingis sellises kastmes ja siis õli ja see või ja kõik need mingid. no okei, jah, kui sa niimoodi nüüd ütled. siis muutus jah. võib-olla mul oli lihtsalt eelarvamus ka või no mitte eelarvamus, aga mul oli lihtsalt öeldud, et see võib maitsta veits nagu. maitse niisama arvamus. no veits. see näeb välja nagu, ei see on ikka braunomitoon. ei ole ju. kui sa keele peale võid, siis see on siuke pruun nagu braunomitoon. kas seda süüakse saiaga üldse või? Nad vist austraallased pidid seda määrima saia peal. päriselt või? miks sa nii paksult paned siis? pane nagu võta suur amps. pane nagu inimene siis. aina ma alustan saia peal. ikkagi nagu mingit ravimit sööks. ennast on suht süvalda maitsega. on jah. see on nagu soolane ja hapu ja magus kõik korraga. ja kibe ka. kõik on korraga. ikka veits oksakas. miks seda süüakse? ma ei tea. mis siin sees on? Yeast ekstrakt, no mingi põllusaadused, sool, mineraalsool, moort ekstrakt. maitsid. põhimõtteliselt mingid viljasaadused ja maitseained ja siis on siuke pasteet olnud välja. järelmaitse on päris hea. nagu. aga see, no proovime veel, äkki harjub ära, äkki hakkab meeldima. äkki sul on kõht tühi lihtsalt? ei tohiks veel. aga äkki maitsemeeled harjuvad ära, äkki hakkab meeldima. palju on vähem. enam ma maitsen saiaga. palju sai? mina ütlen nii. see on ikkagi mingi ravimi maitsega. anna nuga, proovime veel. ma ei saa aru, kas on hea või. eits välja igatahes. ma ei suuda. see on rõve. proovin uuesti. ja siis sa ütled mulle, et ma söön imelikke asju. no austraallaste meestest ma ei ole imelik praegu. ma ei tea. ma ei ütleks, et ta mulle meeldib. ma saan aru, et austraallased vist määrivadki seda põhimõtteliselt lihtsalt saia peale ja söövad. keegi teab siis, minu arust jah, Marlen ütles, et määritakse nagu. suht nagu kange maitsega, siuke hästi tugeva maitsega.
Miks sa seda veel tahad? ma nagu ei taha, aga samas Sul on kõik tüü. ei saa aru lihtsalt, kas see on hea või halb. Ma olin täiesti valmis, et see mulle maitseb, sest et ma söön väga imelikke asju ja väga imelikke nagu maitse kombinatsioone. Näiteks mulle meeldivad pannkoogid juustu ja ketšupiga, magusad pannkoogid juustu ja ketšupiga. Väga hea. ma olen ikka moos segatud hapukoorega pannkoogi peale. Jah, tema arvab, et see on imelik, aga minu arust on see jumala hea asi. No miks sulle ei meeldi Austraalia imelikud asjad? No võib-olla mingi muu imelik asi maitseb, see ei lähe kohe üldse mitte kuskile. ma ei saa aru. see nagu ei ole, ma ei tea. mida rohkem ma söön seda, rohkem on siuke lõhn sellel. see lõhnab nagu haigla. Aga räägiks natuke ka toidupoodidest, toidupoodide valikust, hindadest ja nii edasi. Tegelikult üldse nagu, ma ei julge ikkagi väita, et siin on kõik väga palju soodsam või kõik väga palju kallim, sest et tegelikult on ikkagi asju, mis on soodsamad kui Eestis, aga samas on asju, mis on ka kallimad kui Eestis, nii et lõppkokkuvõttes tekib minu arust balanss ja ehk siis enamasti ma ikkagi ütleks, et on suht sama auku. Näiteks, kus sul on see dollari ja euri see siin lahti kuskil? Ühesõnaga, kuna toidupoodidest näiteks hakkliha, veise hakkliha, mis on Eesti mõistes siis põhimõtteliselt nagu see proteiini veise hakkliha. Kilohind siin on $20 ja eurides on siis 11 eurot kilo. Ma absoluutselt ei mäleta ausalt öeldes enam palju Eestis need kilohinnad olid. Aga mulle tundub, et see on ikkagi nagu tsutsu kallim äkki. Aga nagu samas on mingi €2 siia sinna, mis ei ole nagu väga erilist minu arust nagu vahet. Siis banaanid näiteks. Banaanid on küll kallimad siin, mis on imelik, sest et Austraalia ise toodab banaane ju. Kasvatab ise banaane. Aga kus meil see galerii on? Banaani kilohind $4.90, saate aru või? See on 2,74 eurot kilo, mis on minu arust päris hull. Eestis oli päris, ma ei mäleta, palju Eestis oli, aga igal juhul, näiteks teine asi veel. Pähklivõi. Pähklivõi on siin mingisugused potškud maksavad $6.30 ja Eestis sama suured potškud on põhimõtteliselt samasuguse hinnaga, ongi mingi 5-6 eurot, mis on nagu hea, sest meile väga maitseb peanut butter. Ei, Eesti oma minule ei maitse. No Eesti oma, Siim üldse ei söönud peanut butterit, mina ka tegelikult ei söönud. Eestis ei söönud peanut butterit, see pass. Kanadas olles hakkasin mina sööma ja siis maitses Siim, talle ka maitses, me hakkasime sööma. Eestisse tagasi jõudsime, ma lõpuni ei leidnud piisavalt hea maitsega seda maapähklivõid. Ja siia tulles võtsin esimese purgi ja see on nagu jumala hea maitsega ja siin mulle ka maitseb. Ma ei tea, kas Eestis ei osata seda teha lihtsalt. Ma ostsin neid ökosmökosid, ostsin mitte ökosmökosid, ma maitsesin just põhimõtteliselt kõik pähklivõid, maapähklivõid ära, mis Eestis üldse turul on. Ja ma ei leidnud sobivat. Nii et ma ei tea, mis värk sellega on, aga igal juhul siin on soodsam. Ja näiteks veiseliha, siis mitte hakklihaga nagu need tükid, veiseliha tükid on siin $18 kilo, $19 kilo, mis on nagu kõvasti soodsam kui Eestis. 10 eurot kilo. Jah, sest et Eestis on, ma arvan, kilohind umbes 18 eurides. No kuule, veis ja sisefilee oli 120 euri kilo ja kuskil poes. No jaa, need on need mingi, mis see, kes see tootja on? Ma ei mäleta, Liivimaa lihaveis äkki. Äkki jah. No see on ka mingi ökosmöko värk põhimõtteliselt. No jah.
mida nad väidavad, ega me ei tea. siin on kõik üks sama, lihaveis, kas on ekstra liin nagu ehk siis vähese rasvasisaldusega või rohke rasvasisaldusega ja ongi kõik noh. jah. piima hind, seda vist ei oska kommenteerida. näita, mis, no siin on suured need 4-liitrised balloonid. jaa, nii et tegelikult. liitri hind on $2, ütleme, ehk siis €10. jah. €10. ehk siis põhimõtteliselt sama auku. liiter, no põhimõtteliselt vist jah. jah. ja liha maitsest rääkides, seal on mingisugune kõrvalmaitse juures, mis mind häirib. mul on siuke tunne, nagu ma tunneks laudamaitset. aga ma olen imelik ka. ma ei tea, millest sa räägid. aga näiteks, mida ma igatsen täiega, noh, Kanadasse minnes ma ei põdenud tegelikult, sest et siis ma väga ei vaadanud, mida ma söön. aga noh, Kanadas olles, no tähendab, eks ma vaatasin ikka, aga saad aru, noh, ma ei jälginud, mida ma söön, selles mõttes ma lihtsalt sõin põhimõtteliselt kõike. ja sealsed piimatooted olid kõvasti paremad ja mõnusamad ja rohkem valikut oli Kanadas kui siin Austraalias. ma lootsin, et Austraalias ei ole seis nii hull, kuigi ma kuulsin tegelikult, et siin on päris hull seis sellega, aga noh, it is what it is. leiame lahendusi, mitte vabandusi. ja kui ei leia lahendusi, siis tuleb lihtsalt midagi muud sööma hakata, lihtsalt ei söögi enam siis mingeid jogurteid ja asju. vot. mina ei tahtnud midagi öelda, ma just hingasin. no, kas sa tahad midagi juurde lisada? vihma hakkas sadama, lapsed tuppa magama. ühesõnaga, eks me siis jooksvalt hoiame kursis ja järgmise videoni siis